Eesti riik muidu, mis iganes oma esindajate kujul, kas koha peal või siin, tunneb huvi Eestist pärit ametnike vastu Euroopa Parlamendis, kas kuidagi üritatakse vahel midagi küsida, kontakti võtta, kas või lihtsalt suhelda? Tunnevad järjest rohkem ja ma arvan, et see on väga positiivne. Sellepärast, et Eesti on tegelikult ju väike riik ja me püüame juurutada seda, et meie riik oleks võimalikult õhukene, et meie ametkond ei oleks väga suur, et need ametnikud, kes töötaksid Eesti riigi jaoks, teeksid võimalikult head ja tõhusat tööd ja nii edasi ja nii edasi. Aga mis ma tahan sellega öelda on see, et Eesti ressurss on mõne suure liikmesriigiga võrreldes seetõttu nagu tunduvalt väiksem. Kui ma vaatan näiteks meie enda komisjoni, siis britid on meie koosolekutel reeglina alati kohal. Neil on alati üsna konkreetsed seisukohad küsimuste suhtes, mida me arutame. Ja nad ei ole mitte üksnes kohal meie enda parlamendi koosolekuletel, vaid nad on väga varmad ka helistama, koosolekuid kokku leppima ja nad istuvad kohal teinekord ka täiskogu istungitel, kus nemad jälgivad samamoodi, mis toimub parlamendis kõigi nende minu poolt eelnevalt kirjeldatud protsessi üksikute sammude raames. Ehk et seal on näha, et neil on aega ja raha selleks, et keegi inimene saaks sellega nagu praktiliselt täiskohaga tegeleda ja jälgida, mida me teeme. Aga mis puudutab Eestit, siis ma ütleks, et see on nagu järjest positiivsemad arengud. Nad teavad, kes parlamendis töötavad, nad teavad, kus need inimesed töötavad. Me aeg-ajalt kohtume kas lihtsalt 2-3 kaupa, meid kutsutakse aeg-ajalt erinevatele üritustele ja on niimoodi, tekivad need võimalused, kus saab nagu vahetada infot selle kohta, kes kus töötab, kes millega tegeleb. Ehk et see, mul ei ole nagu selles mõttes küll Eesti esindusele mingeid etteheiteid, et ma arvan, et nad saavad ise aru, et see on vajalik, aga lihtsalt, et need ajalised ja ka rahalised võimalused on lihtsalt natukene piiratud selles mõttes, et see võtab, kui sul on 100 inimest, siis neid on võimalik saata erinevatele koosolekutele istuma ja märkmeid tegema, aga kui sul on ainult selle 100 inimese asemel on sul ainult 10 inimest, siis sa pead tegema valikuid, kuhu nad lähevad ja mis nad teevad. Kas on teada, kui palju üldse Eestist pärit ametnik Euroopa Parlamendis töötab? Igapäevaselt tegelikult ma nagu eriti palju, kord paari nädala tagant käime lõunal ja ajame juttu või on ühiseid asju, siis ajame telefoniga või käime vahest niisama väljas. Komisjonides töötavaid ametnikke praegu esimese hooga tuleb mul meelde 2-3 mõned inimesed, kes töötavad poliitiliste gruppide juures, siis loomulikult, eks ole, saadikute juures töötavad assistendid. Aga neid inimesi on kindlasti rohkem, kes töötavad erinevates parlamenditeenistustes, valdkondades, kus on vaja spetsiifilist, kus inimesed peavad olema eestlased, nagu näiteks suuline tõlge, kirjalik tõlge ja nii edasi. Kus on terved osakonnad, siis, kus töötavad eestlased. Aga mis on see absoluutnumber? Ma ei tea.